Tere jälle! Tänane teema on selline natuke nagu kompott. Me räägime kahest üsna erinevast teemast. Esiteks me räägime, kuidas Ameerika kodusõjas orjade vabaduse eest võideldi, aga teiseks ka sellest, kuidas Jaapanis lõppes samuraide ajastu. Aga neid mõlemad teemat ühendab üks selline juhtmõte. Kokkupõrge modernse tööstusliku maailma ja traditsioonilise põllumajandusliku maailma vahel. Ja sellised kokkupõrked uue ja vana ühiskonna korralduse vahel toimusid 19. sajandil üle kogu maailma. Nii et need on ainult kaks näidet. Ja ma ei tahaks teile ette öelda, kuidas see võitlus lõppes, aga ma arvan, et te olete piisavalt nutikad, et aimate isegi. Ehk siis väike spoiler, see asi lõppes nii, et maailm muutus ja põhimõtteliselt uus ühiskonnakorraldus võitis. Aga see, kas see muutus oli maailmale hea, see sõltub sellest, millise nurga alt vaadata ja mida tähtsaks pidada. Igatahes me oleme seni rääkinud, kuidas alates 17. sajandist toimusid Euroopas igasugused murrangulised muutused mitmetel elualadel. Olid näiteks teadusrevolutsioon, valgustusajastu, olid Ameerika ja Prantsuse revolutsioonid, tööstusrevolutsioon, Napoleoni sõjad, poliitilised ideoloogiad uued tekkisid, rahvusriigid tekkisid ja nii edasi. Kõiki neid muutusi kokku nimetatakse ühiskonna moderniseerumiseks või modernseks revolutsiooniks, kui tahta seda niimoodi nimetada. Ehk siis Euroopas ja Põhja-Ameerikas niinimetatud läänemaailmas kujunes modernne ühiskond, mida iseloomustavad sellised ideed nagu kapitalism, demokraatia, teaduslik maailmakäsitlus ja progressi idee. Kindlasti ei saa öelda, et muu maailm oleks sel ajal täiesti paigal seisnud või et Euroopas toimunud murrangud ei oleks kuidagi Aasiat, Aafrikat, Lõuna-Ameerikat ja edasi üldse mõjutanud. Aga sealsed muutused ja arengud ei olnud nii järsud ja nii kiired kui Euroopas. Ehk siis 19. sajandi keskpaigaks oli kujunenud väga selge vahe modernsete ühiskondade ning traditsiooniliste ühiskondade vahel. Ja seda traditsioonilist maailma, mis jäi teisele poole seda suurt lõhet, iseloomustavad maaomanike võim, seisuslik ühiskonnakorraldus, religioosne maailmavaade ning looduslähedus ja traditsioonide tähtsus. Modernset maailma aga iseloomustas kapitalistide võim, inimeste võrdsus seaduse ees, teaduslik maailmavaade, linnastumine, loodusest kaugenemine ning usk teaduse ja tehnika arengusse ning kõikvõimsusesse. Need kaks maailma olid niivõrd erinevad, et see tõi peaaegu vältimatult kaasa konfliktid. Esmalt räägime Ameerika Ühendriikide kodusõjast. Tuletame meelde, et 1775–1783 toimus Ameerika iseseisvussõda, mille käigus 13 Põhja-Ameerika kolooniat võitlesid end Briti impeeriumist vabaks ja lõid uue riigi nimega Ameerika Ühendriigid. Alguses oli ainult 13 osariiki, aga aja jooksul tuli neid osariike vaikselt juurde. Ja me rääksime, et kuigi see oli riigikorralduselt demokraatlik riik, siis valimisõigus oli vaid väikesel osal ühiskonnast. Ja lisaks sellele oli selline teema, millest me rääksime kolonialismi teema juures, orjandus ja orjakaubandus. Ehk siis alates 16. sajandist oli Ameerika maailmajakku viidud miljoneid aafriklasi, kes müüdi koha peal eurooplastest istanduse omanikele orjadeks ja siis suunati suhkruroo või puuvilla põldudele tööle. Orjapidamine oli kristlike põhimõtete seisukohalt keelatud, aga kiusatus kasutada tasuta tööjõudu ja saada teiste inimeste kannatuste abil rikkaks oli lihtsalt liiga suur ja liiga vastupandamatu. Aga kuidas see kõik nüüd viis Ameerika kodusõjani? Orjandus kehtis 19. sajandil ainult Ameerika Ühendriikide lõunaosariikides. Põhjaosariikides orjust ei olnud. Asi oli selles, et lõunaosariikide majandus oli traditsiooniline, põllumajanduslik. Seal olid jõukad valged maaomanikud, kellele kuulusid suured puuvilla istandused. Ja puuvilla korjamine oli suht tüütu asi. Maaomanikud olid umbes, et seda ma küll ise ei viitsi teha. Ja siis, kui nad said teada, et Aafrikast on võimalik osta endale orje, siis nad olid nagu, et ohoo, jess, tasuta tööjõud, just seda mul oligi vaja. Ja nad ehitasid endale ilusad mõisad ja siis istusid ja vaatasid, kuidas ori töötab ja pappi tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb. Põhjaosariikide majandus oli täiesti teistsugune. Puuvilla seal ei kasvatatud, seest olid seal väikefarmerid, kes kasvatasid ise oma taludes vilja ja värki ja neil ei olnud orje vaja. Seepärast seal orjandust ei olnud, aga põhjaosariikides elas natuke ka vabu mustasid, kes olid lõunaosariikidest põgenenud. Aga mis veel olulisem, põhjaosariikides olid suured tööstuslinnad, kus olid tehased ja seal toodeti erinevaid tööstuskaupu. Põhjaosariikides oli ka palju ulatuslikum raudteevõrgustik kui lõunaosariikides, seal oli haridustase oli põhjaosariikides veidi kõrgem ja seal oli ka rohkem selliseid ametimehi nagu insenerid ja arstid ja juristid.
Ehk siis, kui lõunaosariigid olid mõnes mõttes jäänud mingisse aega kinni, siis põhjaosariigid olid arenenud väga kiiresti ja seal oli tekkimas modernne tööstusühiskond. Need olid nüüd kaks täiesti erinevat maailma, kuigi see oli üks ja sama riik. Ja mida aeg edasi, seda populaarsemaks muutus orjanduse vastane liikumine, eriti põhjaosariikides, ning põhjaosariikide avalik arvamus kaldus orjanduse vastu. Et see ei ole inimlik, et see ei sobi kokku ei Kristuse ega valgustusideedega ja nii edasi. Aga lõunaosariigid olid sellele vastu, sest lõunaosariikide jõukatele maaomanikele oli orjandus kogu nende elukorralduse aluseks. Midagi muud olulist nendes osariikides ei toodetud, kogu rikkus tuli puuvilla kasvatamisest. Ja kõik nende maaomanike uhked mõisad põhinesid orjade tööl. Ja sellega kaasnes ka see, et lõunaosariiklased olid põlvkondade kaupa harjunudki mõtlema nii, et ori ei ole inimene, vaid mingi alamolend. Ja orjusega leppimisel oli väga kasulikuks abivahendiks rassism, ehk siis arvamus, et teatud inimesed on juba sünnilt looduse või jumala poolt loodud alamateks olenditeks. Ja et see on seotud nende väljanägemisega. Et kui on must, siis järelikult peab olema ori. Ja see oli 19. sajandil üsna laialt levinud mõtteviis, mitte ainult USA lõunaosariikides. Ja orjandus saigi sellistes kohtades püsida tänu sellele, et kogu ühiskonna mõtteviis oli rassistlik, et ei osatud orjadest mõelda kui inimestest. Ja siis 1860. aastal valiti Ameerika Ühendriikide presidendiks Abraham Lincoln. Ta oli põhjaosariiklane ja orjanduse vastane. Ja selle peale lõunaosariigid olid nagu, et appi, ta kaotab orjuse, siis on kõik läbi. Ja siis 7 lõunaosariiki lõid ülejäänud USA-st lahku ja lõid oma riigi, konföderatsiooni. Lincoln üritas veel öelda, et tood rahu, et ma ei kaota orjust ära, olge rahulikult. Aga konföderatsioon hakkas ikka mässama ja selle peale ülejäänud USA oli nagu, et mis mõttes te teete oma riigi, see on põhiseaduse vastane. Ja siis puhkes põhja- ja lõunaosariikide vahel sõda ehk Ameerika Ühendriikide kodusõda. Ja see sõda toimus aastatel 1861 kuni 1865. Ja see on tänapäevani kõige laastavam sõda, mis on Ameerika ajaloos toimunud. Ja kuna põhjaosariikide majandus oli arenenum, siis nemad võitsid selle sõja. Põhjaosariikidel olid näiteks raudteed, millega sai transportida suures koguses varustust ja mehi lahingutesse. Neil olid ka tehased, kus toodeti uut ja paremat relvastust. Ja nad kasutasid sõnumite saatmiseks telegraafi ehk info liikus ülikiiresti ja nii edasi ja nii edasi. Lõunaosariigid ei saanud praktiliselt sõja lõpuni aru, et need asjad on kuidagi tänapäevases sõjapidamises olulised. Nemad lihtsalt lootsid oma kangelaslikkusele ja sõjalisele osavusele. Kui lõunaosariigid 1865. aastal alistusid, siis sellega säilitati Ameerika Ühendriikide ühtsus ja samas kuulutati kõik orjad vabaks. Samas, kuigi orjad said vabaks, siis rassism ei kadunud veel kuhugi. Terve järgmise sajandi, kuni 1960. aastateni, olid mustanahalised ameeriklased teisejärgulised kodanikud. Et nad ei tohtinud valgetega samades koolides käia, ei tohtinud elada nendega samades piirkondades, ei tohtinud teatud ametites töötada ja nii edasi. Ja lõunaosariikides isegi takistati neil valimistel osalemast, rääkimata sellest, et tekkis selline organisatsioon nagu Ku Klux Klan, mille liikmed panid maskid ja kostüümid selga ja käisid öösiti mustanahalisi tapmas ja nende maju põletamas ja lihtsalt kiusasid neid taga. Ja maskid ja kostüümid olid muidugi sellepärast, et nad ei julgenud seda kõike niimoodi päisepäeva ajal teha, et inimesed näeksid nende nägusid, eks ole. Aga tuleme tagasi Ameerika kodusõja juurde, sest siin on tänase tunni teema seisukohalt oluline õppetund. Me ilmselt nõustume praegu kõik sellega, et lõunaosariigid võitlesid täiesti ebainimliku süsteemi poolt ja jumal tänatud, et nad kaotasid. Aga see põhjus, miks nad selle sõja kaotasid, ei olnud seepärast, et nad olid ebainimliku süsteemi poolt, vaid seepärast, et nende majanduslik süsteem oli ajast maha jäänud. Nad elasid jätkuvalt agraarajastus, aga põhjaosariikides oli juba välja kujunemas tööstusühiskond. Tänase video teine näide tuleb Jaapanist. Jaapanil on väga vana kõrgkultuur, millest me pole siin üldse mitte midagi rääkinud, sest me oleme keskendunud põhiliselt Euroopa teemadele. Aga 16. sajandil sattusid eurooplased maadeavastuste käigus esimest korda Jaapanisse ja kohe hakkasid kõik portugallased, hispaanlased, hollandlased ja inglased kõik Jaapanis käima ja jaapanlastega kauplema ja see oli kõik nii põnev ja nii huvitav ja nii edasi. Aga portugallased ja hispaanlased ei tahtnud ainult kaubelda, vaid olid umbes, et pst, me tahame teile rääkida Jeesus Kristusest. Ja siis nad hakkasid oma katoliku usu asjadega pinda käima ja üritasid saada Aasiat ka katoliku kiriku võimu alla. Ja lõpuks Jaapani valitsejad vaatasid, mis oli juhtunud inkade ja asteekidega, kui eurooplased sinna jõudsid, et suured võimsad riigid olid hävitatud ja elanikud orjastatud ja jaapanlased leidsid, et ei aitäh, me vist ei taha teiega kaubelda. Ja 17. sajandi alguses Jaapan lihtsalt sulges end välismaailmast ära. Lihtsalt pandi uksed lukku ja visati võti minema.
Tähendab, Jaapani valitsejad ei lubanud enam kellelgi riigist lahkuda ja kellelgi riiki siseneda. Välja arvates hollandlased, kes ei käinud neile liiga palju närvidele, kes võisid ühes sadamas edasi kaubelda. Ja jaapanlased elasid edasi oma ilusas riigis, oma ette ja kunst ja kultuur õitsesid ja see oli üks pikk rahuperiood, mis kestis üle 200 aasta. Teised riigid olid vahepeal umbes, et kuule Jaapan, et mis sa peidad ennast niimoodi, et tule nüüd välja ja suhtle meiega. Aga Jaapan oli umbes, et ei. Nii, ja siis järsku 1853. aastal ilmus Jaapani rannikule Ameerika Ühendriikide sõjalaevastik. 17. sajandi alguses, kui Jaapan oli oma piirid sulgenud, ei olnud sellist riiki olemaski. Esimesed eurooplastest asukad olid alles jõudnud Ameerika idarannikule. Polnud toimunud tööstusrevolutsiooni, Prantsuse revolutsiooni, Ameerika revolutsiooni. Ja nüüd jaapanlased järsku nagu ärkasid üles ja olid umbes, et mida? Vahepeal oli tekkinud ilgelt suur riik, mis ulatus Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini ning mille laevastik oli üks maailma moodsamaid. See koosnes raudkerega aurulaevadest, millel olid võimsad kaasaegsed kahurid ja nii edasi. Ja USA laevastiku juht Commodore Matthew Perry põhimõtteliselt ütles jaapanlastele, et nii, nüüd te avate meile oma piirid või me tuleme teile sõjaga kallale ja hävitame teid. Ja jaapanlased olid nii suures šokis, et olid lihtsalt, et okei, me oleme nõus. Ehk siis Jaapani traditsiooniline ühiskond, mis oli meelega end kõige uue ja teistsuguse eest ära peitnud, pidi nüüd ikkagi modernsele ühiskonnale alla vandu. Aga minu meelest kõige põnevam on see, mis pärast seda juhtus. Jaapani valitsejad said nüüd aru, et asi on tõsine, et me oleme täiega magama jäänud. Ja Jaapan võttis ette väga kiire reformimise tee. Umbes nii, et poisid, nüüd jalad kõhu alt välja ja võtame neile järgi. Koostati põhiseadus, loodi Euroopa stiilis parlament ja valitsus ning euroopalikult korraldatud ja varustatud armee. Hakati arendama tööstust ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle kõige peale olid samuraid umbes, et aga meie... Samuraid olid Jaapani traditsioonilise kultuuri lahutamatu osa. Nad olid natuke nagu keskaegsed rüütlid selles mõttes, et nad olid elukutselised sõjamehed, kes tegutsesid jõukate maaisandate alluvuses. Ning neil oli selline eriline aukoodeks ja vanad kombed, kuidas sõdida ja kuidas sõjas käituda. Ja nende jaoks olid mingid püssid ja kahurid ja kuulipildujad, need olid lihtsalt mingid rõvedad tapamasinad, see oli lihtsalt madal nende jaoks. Ja osa samuraidest ei tahtnud nendest uuendustest midagi kuulda. Ja siis nad korraldasid mässu Jaapani uue valitsuse vastu. Ja sõdisid ja olid väga head sõdurid ja neil olid väga teravad ja kvaliteetsed mõgad. Aga valitsusel oli lihtsalt väga palju rohkem mehi ja neil olid püssid ja kuulipildujad ja kahurid. Ja siis samuraid lihtsalt jooksid mõõkadega neile vastu ja siis nad lihtsalt lastid maha. Ja oligi kõik, mäng läbi. Ehk siis samuraide vana traditsiooniline Jaapan sai lüüa ning selle asemele kerkis kiiresti uus modernne Jaapan. Ehkki üht-teist Jaapani vanast kultuurist siiski säilis. Igatahes Jaapanist sai kiiresti üsna moodne riik ja kuna nad suutsid nii kiiresti vajalikud reformid ära teha, siis Jaapan säilitas oma iseseisvuse, temast ei saanud kunagi Euroopa maade kolooniat. Vaid ta oli 19. sajandi lõpus üks väheseid mitte Euroopa riike, kellel oli maailma poliitikas mingi oluline roll ning ta hakkas lausa teisi Ida-Aasia riike ohustama ja endale kolooniaid rajama. Ehk siis tänase õppetunni kokkuvõtteks. Esiteks, uusajal toimus maailmas, eriti Euroopas, palju murrangulisi muutusi. Teadusrevolutsioon, valgustusajastu, tööstusrevolutsioon, Prantsuse ja Ameerika revolutsioonid ja nii edasi. Neid kõiki kokku võib nimetada ühiskonna moderniseerumiseks või modernseks revolutsiooniks. Teiseks, 19. sajandil tekkis maailmas väga suur lõhe modernsete ja traditsiooniliste ühiskondade vahel. Mitmel pool puhkesid nende kahe erineva maailma vahel konfliktid, milles võitjaks osutus enamasti modernne ühiskond. Kolmandaks, üheks näiteks on Ameerika kodusõda, kus arenenud tööstusega põhjaosariigid võitlesid traditsiooniliste ja põllumajanduslike lõunaosariikide vastu ning võitsid. Sõja tulemusel kaotati Ameerika Ühendriikides orjandus. Neljandaks, Jaapan oli vara uusajal ennast ülejäänud maailmast ära sulgenud, aga 1853. aastal sundisid Ameerika Ühendriigid Jaapani avanema. Järgnes kiire moderniseerumine, mille käigus Jaapani vana elukorraldus asendus kiiresti uue euroopaliku tööstusühiskonnaga. Nende muutuste vastu üles tõusnud samuraid said lüüa. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!